Uue Elukooli õpetaja ja räägin veidi vaimsetest arenguetappidest ja milleks me siin elame ja kuidas need vaimsed arenguetapid on ka piibliraamatutesse kirja pandud. Ja et miks on öeldud, et teil on nüüd ülempreestriks Jeesus, kes taevad on läbinud, siis pidage kinni tunnistusest. Et mida tähendab tegelikult taevariigi ründamine. Nagu piiblis on samuti öeldud selle kohta, et kõik, kes seda ründavad, haaravad ta enda kätte. Et miks on piiblis kirjutatud, et taevariiki on kogu aeg siis rünnatud ja püütud endi kätte haarata ehk allutada. Ja sellega seoses tekibki küsimus, et mida see nimetus taevariik enesest üleüldse ette kujutab, et teda pidevalt rünnatakse ja seejärel ka iseendile allutada püütakse. Ja kes teda siis ründavad, mis jõud või kes või teda ründavad. Ja vaatame, mida on Jumal nende asjade kohta lasknud seadustada piibli prohveti kirjade läbi. Jumal ütleb selle kohta, et taevas, see on Jumala taevas ja maa on antud inimlastele harimiseks. Ja veel ütleb Jumal sama asja kohta, et taevas asub Jumala aujärg ja maa on tema jalgealune järg. See kõik tähendabki tegelikult seda, et iga elus olend on alati üks kõige kõrgema Jumala kui oma ainsa igavese eluga. Ja üksnes seetõttu me kõik elamegi, kõik elus olendid. Ja veel seda, et see kõige kõrgem Jumal on seadustanud kõige oma loodu. See tähendab laste jaoks tähtsaimaks pidevalt õige edasi arengu täiuslikkuse poole. Samuti on loogiliselt arusaadav, et see edasi areng peabki toimuma etappide kaupa. Ja see tähendab, et igas arenguetappis ehk õpingufaasis on oma kindel õppeprogramm, millist sealne koolkond on võimeline ka omandama. Et taevas on Jumala taevas, kus asub ka ta aujärg. See tähendabki seda, et igaühe mõistust juhib tegelikult Jumal, kes annab eranditult igale ühele parimad eluolukorrad vaimselt õigeks edasi arenguks. Ja Jumalalt tulevad igale ühele nii mõtted kui ka jõud ja tahe need mõtted ellu viia, teostada, realiseerida. Sellepärast ütlebki Jumal, et kõik lahingud kas võidetakse või kaotatakse võitlejate mõistuses. See tähendab nende taevas ja sealt realiseeruvad kõik otsused siin maapealses elus. Kõiki, mis inimene mõistuses otsustab. Eelnevast järeldubki, et igaüks, kes on järjekordse arenguetappi ehk piibliõpetuse järgi taeva läbinud, hakkab vastavalt õige edasiarengu seadusele vallutama järgmist taevast ehk kõrgemat vaimutasandit üheskoos Jumala kui oma ainsa igavese eluga, kellelt ta järjekordselt saab õiged juhtnöörid ja ka meelevalla nende järgimiseks, et järjekordne uus vaimne mäetipp, see võrdub piibli taevas vallutada. See tähendabki selle arenguetappi õppeprogrammi omandamist, see taeva vallutamine. Nende arenguetappide kohta ongi Jumal ka circa 2000 aastat tagasi öelnud, et teile on nüüd antud ülempreestriks ehk peaõpetajad, kõige kõrgemalt poolt päästeks mees, kes taevad on läbinud, siis pidage kinni ka õigest tunnistusest. See tähendab, et kuulake hoolaga, mida kõrgeim Jumal, see on elu ise, Uue Elukooli õpetaja, kui oma tahte teostaja kaudu teile nüüd õpetab, räägib, et te selle tõe elu seaduse reeglite kohta ka täiuslikult omandaksite ja seejärel hakkaksite edastama seda tõelist tarkust kogu inimkonnale nende
kõikide päästeks surmast elusse, mis tähendabki valearusaamade orjamisest, sõltuvusest õigetesse arusaamistesse. Ja mida õigemini, see tähendab kooskõlas Jumala seaduse reeglitega, inimene oma mõistuses otsustab ja selle tagajärjel ka õigemad valikud teeb, seda kõrgemaks, paremaks kujuneb ka tema õppeedukus. Ja igaüks teeb seda õigemad valikud, mida õigemad ja täiuslikumad arusaamad, ta enese mõistuse troonile oma mõistuse taevasse tõeliseks Jumalaks tõstab ja ka jätab oma elu nii kujundama kui ka juhtima. Selline inimene või koolkond inimesi ongi seeläbi omandanud piltlikult väljendudes Jumala uue nime. Ja see on ka Jumala palge loomuse iseloom. Ja see uus nimi on piibli õpetuse järgi on Iisrael, mis tõlkes tähendabki, et Jumal oma uue nime ja selle kandja eest võitleb ja temaga koos inimese mõistuse troonil ehk taevasel aujärjel ka õigesti valitseb, sest see uus nimi ongi tõõpetus ja tõeline tarkus, mis nüüd inimese kogu edaspidist elu nii juhib kui valitseb ja kujundab õigesti ja ta on võimeline tooma tõeteele kõiki soovijaid. See ongi, et ta on jõudnud Jumala hingamisse, sellega kaasnevad alati õigesse informatsiooni kõikide oma eluolukordade suhtes, igal pool ja igal ajal. See on tõe.